Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse tekstiks loen tänasel päeval Johannese evangeeliumi 16. peatükist salmid 23 kuni 33. Jeesus ütleb: ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge ja te saate, et teie rõõm oleks täielik. Seda ma olen rääkinud teile võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi teile enam võrdumites, vaid kuulutan teile Isast avalikult. Sel päeval te palute minu nimel ja ma ei ütle teile, et mina palun Isa teie eest, sest Isa ise armastab teid, kuna teie olete armastanud mind ja uskunud, et mina olen tulnud Jumala juurest. Ma olen pärit Isa juurest ja tulnud maailma. Taas ma jätan maailma ja lähen Isa juurde. Ta jüngrid ütlesid: vaata, nüüd sa räägid täie selgusega ega räägi võrdumitega. Nüüd me teame, et sina tead kõike, ega vaja, et keegi sinu käest küsiks. Seetõttu me usume, et sina oled pärit Jumala juurest. Jeesus vastas neile: kas te nüüd usute? Ennäe, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest Isa on minuga. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud. Aamen. Kallid õed ja vennad Kristuses. Täna kõlab Jeesuse hääl meie südametesse selgelt ehk ka rahulikult, kui Jeesus annab meile teada, et jah, maailm on ahastuses. Maailmas, teil selle maailma keskel on ahastus, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud, ütleb Jeesus. Ja see pole lihtsalt üks lause, Jeesuse ilusad sõnad, vaid see on tõotus. See on Jumala tõotus. Tõotus, mis kannab meid läbi elu katsumuste. Võib-olla võiks välja tuua siin tekstis 3 olulist punkti, mis võivad muuta ka meie igapäevas elu. Üks on palvevägi, teine on rõõm Kristuses ja 3. on julgus raskuste keskel. Armas kogudus, head sõbrad, kuidas oled sina kogenud oma elus palveväge? Oled näinud Jumalat tegutsemas, Jumal on vastanud sinu palvetele. Võib-olla oled pidanud ootama, aga siis tagantjärele mõistnud Jumala tahet ja tegutsemist, tema tööd. Jeesus kinnitab, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. Me palume Jeesuse nimel, palume Jumala tahte sündimist. Jumal annab selle, mis tema tahtega kooskõlas on. Meil on igal hetkel ligipääs Jeesuse läbi Jumala südamesse. Ei sina, ei mina, meist keegi ei ole täiuslik. Me oleme kõik inimestel oma puudustega. Me ei oska leida alati õigeid sõnu. Ja Jumal ei ootagi seda, et sa igal hetkel kohe õigeid sõnu oskaksid ritta seada, kui sina palvetad. Küll aga ta ootab meilt õiget südame hoiakut. Et me õpiksime alandlikkusest teda teenima. Oleksime andestavad. Oleksime kannatlikud. Tuleme Jumala juurde selliste, nagu me oleme, aga igatseme, et tema pühitseks meid. Üks keskealine isa, kes oli aastaid püüdnud leida tööd,
oli koondamine ja siis see otsimine, kui sa ei leia tööd. Ja siis, kui ta istus taas töövestluselt tulles autos, no ta ei teadnud, kas nüüd seekord õnnestub, mis sellest asjast seekord saab. Ta ei jaksanud enam. Ta ei jaksanud ka palvetada, ta tunnistab. Ta ütles lühidalt, vaikselt, issand, kui sina mind näed, no sina tead kõike, juhata mind. Ja see lihtne palve, see ei kadunud tühjusesse. Möödus paar päeva, talle helistati ja helistati mitte sealt, kus ta nüüd oli käinud viimati, vaid helistati sealt, kuhu ta kandideeris mitu kuud tagasi. Ta sai pakkumise tulla tööle, et Jumal kuulis selle mehe palvet ja lahendas olukorra kuidagi hoopis teisiti, kui tema lootis esialgu. Jeesus ütleb, palvetage minu nimel, et teie rõõm saaks täielikuks. Me küsime täna, kas meie võimalikult tihti pöördume Jumala poole. Kuidas meie palveeluga on? Kuidas on see isiklik osadus meil Jumalaga? Sest tahet meil on. Aga teinekord miski takistab. Olgu see, et meil ei ole jaksu, väsimus, võib-olla on see vaimulik võitlus, ega saatan takistab meid palvetamast. Ja meil peab olema selline otsustavus ikkagi minna ja püüda iga päev, vaatamata maailma takistustele elada oma elu osaduses Jumalaga palves, palvetades tema poole. Kierkegaard esitab allegoorilise loo hanedest, kes igal pühapäeval kogunevad kirikusse ja nemad siis kuulavad seal hanepastorit. Pastor kuulutab neile, kui kõrge on nende kutsumus. Te olete haned, te oskate lennata. Teile on antud tiivad tõusta kõrgele. Kui te tahate, te olete loodud tiibadega. Haned noogutavad vaimustunult ja siis kõnnivad rahulikult koju ja mitte keegi ei lenda. See on see küsimus Jumala sõna rakendamise kohta. Kui me kõnnime täna siit koju, läheme siis nii-öelda palvetiivul teele. Et me teame, et palve pole mingi rituaal, see on ühendus issandaga, suhtlus temaga. Sa palvetaksid, kui sul sõnu pole, kui sul jaksu pole, võib-olla on usku vähe, palume usku, et Jumal annaks, aitaks meid meie uskmatuses, et Jumal võtab vastu meie usalduse, et me usaldame teda, et räägi temaga ausalt, nii nagu asi on su südames. Sealt algab muutus. Veel näeme tänasest kirjakohast, Jeesus viitab rõõmule, mida keegi ei saa meilt ära võtta. Teie süda rõõmustab, keegi ei võta teie rõõmu teilt ära. Mida see tähendab? Sügav sisemine rõõm, mis on seotud rahuga. See ei ole lihtsalt meeleolu. See on sisemine kindlus. Kui hea on omada ühte sisemist kindlust. Oled sa kogenud sellist kindlust? No, kõik väriseb ümber ringi. Sa ise värised. Võib-olla käed värisevad, aga sees sa tead taustal. Et asi on kindel, asi on selge. Kristlasel on see kindlus olemas, ta teab, et kõik on Jumala käes. Isegi kui meil on selline väline ärritus või me oleme mingisuguses kriisisituatsioonis.
et sa tead, et Jumal on sinuga. Meenub naine, kes oli aastaid hooldanud oma dementsusega ema. Mis on sellise hooldamise juures, kellel see kogemus on olemas ka, seal on väsimus, seal on tüdimus, ühel hetkel on selline nagu automaatrežiim, et sa teed teatud toiminguid ja elad pidevas väsimuses, seal on palju loobumisi. Ja sellel naisel oli vähe aega ka iseenda jaoks. See on selline periood, kui aeg möödub teiste teenimises. Enda jaoks aega kui jätkugi, et puhkeaega leida ja taastumise aega. Ja ometi, kui ta igal hommikul, tema tegi nii, ta süütas ühe väikese küünla. Ta luges ühe psalmi, valis ühe psalmi, luges selle ja tunnistas hiljem, et see 5 minutit on pidevalt andnud mulle kogu päeva jõu. No teate, nagu nüüd on tänapäeval telefonid ka olemas, et on tavalaadimine ja kiirlaadimine. Kiirlaadimisega paned korraks ühendad ära, aga telefon peab päev otsa vastu. Vist inimesel on ka olemas see võimalus, võtta see aeg. Sa võtad kas või 5 minutit, aga võta seda kui hea vaimulikku kiirlaadimist. Et sa jõuad päev otsa tegeleda kõigega, mis sulle ette tuleb. Et sa leiad oma päeva jõu issandas. Ja selle naise rõõm ei põhinenud lihtsatel päevadel ju, nagu me teame, vaid teadmisel, et Jumal kõnnib koos temaga ka väsimuse keskel. Vahel me vaatame teiste inimeste poole ja mõtleme, et keegi teine kuskil toimetab paremini, kellelgi teisel see kuskil on lihtsam. Facebookis on kõik nii ilus, kes kus puhkab, kes mida teeb, oi kui hea söögilaud kellelgi on. Mõni veel teeb pildi sellest, oi mida ma nüüd söön. Vaadake, mille ports mul siin kohviku sees on. Tundub nagu meil läheb kuidagi kehvemini. Kuskil on kellelgi läinud paremini. Need, kes kaaluvad oma eluteed läbi. Kui sa oled jõudnud sellesse aega, sa kaalud läbi, kuidas su elu on läinud. Oled sa jõudnud ära teha, võib-olla mis on tõesti südamel olnud. Kas sa oled õige tee valinud oma elus? Võib-olla kahetsusi palju. Tundub, et keegi kuskil on midagi õigemini teinud, paremini. Aga lõpuks me jõuame tagasi selle juurde, et kas ikka on niiviisi, et kusagil mujal on see õnn ja kusagil mujal toimub kui see, mis sinule on antud. See, et sa võid olla rahulik, võid olla südamest õnnelik, on silm ees kogu aeg olnud. No teate, nagu see lugu ühes vanas loos, kuningas läheb maailma otsima inimest, kes oleks päriselt rõõmus. Ja kuningas läheb selle mõttega, et kui ta leiab selle rõõmsa inimese, siis ta võtab selle inimese särgi iseendale, paneb endale selga. Tema arvates see on see rõõmusaladus. Selle särgi selga, et siis tema hakkab saab osa sellest rõõmust, mis sellel inimesel on. Ja kui ta leiab lõpuks sellise inimese, selgub, et sellel inimesel ei olegi särki seljas. Kõnnib suvisel päeval rahulikult ja ei olegi särki selga panna. Võib-olla see on selline vana allegooria, aga see räägib meile selles, et tõeline rõõm tuleb meie sisemisest rahulolust ja tänulikkusest, aga mitte sellest, mille me leiame kuidagi iseenda seest, vaid sellest, mis Jumal annab su südamesse. Kui sul on isiklik osadus Jumalaga. Oled sa otsinud seda, oled sa igatsenud seda, et sa võid elada issandas. Küllap me eksime siin palju. Ma arvan, et me igaüks võime öelda siin, kes me oleme ka, kes on aastaid siin käinud Jumalaga oma teed, eks me liigume ka eemale. On meil omad komistamised, aga me võime alati tulla tagasi, võime alati Jeesuse läbi
tulla issanda juurde ja jätkuvalt otsida issandat, see on üks terve elutee. Jeesus viitab ju, et rõõm, mida tema annab, ta ei sõltu sellest maailmast. Kristlasel võib olla osa saamine sellest rõõmust. Et armas kogudus, kui sa mõtled nüüd oma teele, oma igapäeva hetkedele, oma hommikutele, oma õhtutele, oma rasketele hetkedele tööl või kus sa oled pinges, no kõigele tegelikult, võib-olla on ka mõni puhkehetk, sa oled tänulik olnud tõesti kõige eest. Leia oma päevast väike kohtumispaik Jumalaga. Mis on sinu kohtumispaik? Mis on sinu kohtumise aeg Jumalaga? See ei pea olema pikk ja pidulik. Olgu see piiblisalm söögilaua juures, palve jalutuskäigul, kes sõidab autoga, võtta see hetk roolis olles olla palves. Tänu hetkel, kui lapsed on õhtul uinunud, sa saad aega nüüd natuke leida, vanemad, kes ka kasvatamisega tegelevad, et ikkagi see õhtul on magus aeg, kui lapsed on magama läinud, et kas me leiame seda hingamise aega ja oleme rõõmsad selle üle. Rõõm ei tule maailmast, see tuleb issandalt. Leia aega, et osa saada tõesti sellest rõõmust, et see aeg oleks sinu igapäevaelus. Ja kolmandaks, et meil oleks julgus tõesti raskustes. Kristus on maailma ära võitnud. Et see ei oleks kuidagi teooria jälle meie jaoks või praktika. Olge julged, mina olen maailma ära võitnud, annab Jeesus meile teada. Jeesus ei ütle, et ahastusi ei tule. Ta ei ütle, et hakkad olema nüüd nagu lille laps ja hüppad mööda aasa ringi, küll on hea ja rõõm, päike paistab ja kõik on nii ideaalne. Ei, ta juhib sind läbi sinu eluolukordade ja raskuste, sellega muutes sind, pühitsedes sind. Jeesus on üle nendest raskustest ja tema võit võib anda meile kindluse. Üks raske hetk inimese jaoks võib olla siis, kui ta saab haiguse diagnoosi. Muidu tundub kõik nii tavapärane, elame oma elu, ärkame hommikul, läheme õhtul magama. Aga võt siis, kui miski nagu mõõg raiub sinu ellu, kui inimene saab vähidiagnoosi, ootamatult. Üks noor naine, kellel diagnoositi vähk, ta oli 30. eluaastates, ta ei varjanud oma hirmu. See ehmatab inimest palju. Aga ta otsustas, et ta ei ela hirmu, vaid lootuse järgi. Tema võttis esiteks selle aja, et oma lähedastega asjad ka korda ajada ja Jumalaga, aga ta kirjutas igal nädalal ühe julgustava kirja kellelegi, kes ise on raskustes. Haiglas kohtast mitmeid selliseid inimesi. Ja see usujulgus nakatas paljusid. Teised ka nägid, et ka selles olukorras võib edasi elada, uskuda nii palju, kui sul on antud. On mõte, on lootus. Keegi temalt küsis sellelt naiselt, kus see jõud tuleb, et sa nii jõuad teha. Ta ütles, ma ei tea, kuidas kõik lõpeb, aga ma tean, kes on minuga lõpuni. Ja muidugi see, et see lõpp on ju uus algus. Üks teismeline tüdruk kannatas ärevushoogude all. See on ka üks asi, mis on tänapäeval nii levinud. Seda rahutust, seda ärevust on nii palju. Sellel tüdrukul oli see mure, et ta kartis avalikult rääkida. Ta kartis vahel kooli minna. Aga ta sattus õnneks kristlasest psühholoogi juurde, kes õpetas talle lihtsalt palvet Jeesuse poole. See lause kõlas nii, Jeesus, tule minu rahuks. See on lühike lause. Jeesus, tule minu rahuks. Ja tüdruk hakkas lihtsalt kasutama seda palvet.
alguses lihtsalt proovides. Iga kord, kui ta tundis ärevust tulemas, ta enda sees ütles, Jeesus, tule minu rahuks. Ja aastatega, see võttis ka aega, ei ole nii, et kohe kõik kaob, eks ole. Aga aastatega kadusid hood peaaegu täielikult. Ja ta õppis seda, et nii ta pärast kirjutas, ma pole iseenesest tugev, aga minus on keegi, kes on rahu ise. Saad aru, et Jeesus lihtsalt ei anna rahu. Tema on rahu ise. Ta elab sinus, püha vaim elab sinus, rahu vaim on sinus. Jeesus õpetab meile mida? Ta õpetab meile mida, kui sa seisad silmitsi sellega, mida sa kardad. Ja nüüd on see koht, meil on igaühel midagi, mida me päriselt kardame. Me ei ole julgenud alati tunnistada, aga sisimas me teame, et me väga kardame midagi. Meil igaühel on midagi sellist. Siis olgu see haigus, üksindus, olgu kellel rahaline ebakindlus, suhte purunemine. Jeesus suunab meid mitte vaatama oma jõuvarudele. Võtta Jeesus oma ellu, et temas oleks sinu võit. Ja kui sul kõik ära võetakse, sa jäädki silmitsi seisma selle olukorraga, mida sa kardad. On sul julgust öelda, aga mis siis? Heas mõttes, see ei ole ükskõiksus, aga see on see, et juhtugu siis see, ma seisan silmitsi selle asja. Jumal viib mu läbi sellest. Küllap ma issandaga koos jõuan hea lõpptulemuseni. Ma ei loodagi oma jõuvarudele. Lõpuks on meil kõigil see ülemine latt, kus me ei jõua enam. Kellel kõrgemal, kellel madalamal. Vaata Jeesuse võidule, ütle oma südames, Jeesus on juba maailma ära võitnud. Ütle, ma ei ole üksi. Võid juba praegu öelda, ma ei ole üksi. Sa ei ole üksi. Niisiis armas kogudus. Tänane kirjakoht, see Johannese evangeeliumi kirjakoht, ei räägi meile lihtsalt ühest kaugest sõnumist, mis Jumalalt tuleb, kaugest jumalikust lootusest, vaid ühest lähedasest isiklikust tõotusest, mille Jeesus meile annab. Meil on palve, millel on vägi, meil on rõõm, mis ei sõltu olukordadest ja meil on julgus, mis seisab vastu kõigele, sest Kristus on juba võitnud. Me lihtsalt praktikas unustame selle tihti ära. Et ela selles tõotuses. See on see sõnum täna. Ela selle tõotuse järgi, mille Kristus on andnud. Palveta julgelt, lase Jumalal toita oma rõõmu ja julge elada lootuses, mitte hirmus. Olge julged, Kristus on maailma ära võitnud. Aamen. Laulame laulust 315, 7. salmi.